Tere õhtust! Nii, hakkame siis lugema raamatut edasi Lahutuseta suhted. Esimene peatükk, et ma olen küll selle juba ükskord lugenud sisse siin Ellega, aga millegipärast see ei salvestunud, nii et ma alustan jälle uuesti. Aga mis siis ikka? Esimene peatükk, mida kujutab endast suhe? Suhet on võimalik defineerida kui kahe eseme vahelist kaugust. Teisisõnu võib öelda, et kui sina ja mina oleksime suhtes, siis peab meie vahel olema teatud kaugus. Ja me määratleme oma suhet selle põhjal, kui lähedal me teineteisele oleme. Kui me kellegagi suhte loome, on tulemuseks eraldumine iseendast, et üritab kellegi teisega lähedasemaks saada. Seda kutsutakse ka monogaamiaks, mis tähendab suhet eranditult ainult ühe partneriga. Sellega käib aga kaasas probleem. Meil on kombeks rajada suhet nõnda, et lükkame iseenda tagaplaanile, sest üritame alati eeskätt oma partnerit õnnelikuks teha. Enamiku jaoks on see kogemus järgnev. Nad kohtavad huvitavat kaaslast, käituvad esmakohtumisel täiesti iseenda moodi ja suudavad täpselt tajuda ka oma imelise kaaslase olemust. See kõik aga kestab tavaliselt ainult 10 sekundit. Siis hakkate mõlemad kõrvaldama neid omadusi ja iseloomujooni, mis teie arvates võivad suhtes sobimatuks osutuda. Aga seejärel pole te enam teie ise. Samal ajal, kui sa kustutad endast osi, et paremini sobituda sellise suhte definitsiooniga, mida enda arvates soovid, lood sa ühtlasi ka eraldatuse iseenda ja oma kaaslase vahel. Lõpuks ütleb ta sulle, sa ei ole selline inimene, nagu ma algul arvasin. Ja tavaliselt peab see ka paika, sest sa oled endast ära lõiganud väga suure osa, et püüda suhet toimima panna. Kas sa oled hetkel kellegagi lähisuhtes? Esita endale järgnev küsimus. Kui palju asju olen ma valmis oma elust kaotama, et selle inimesega kokku jääda? Kas kõik või mitte midagi? Enamik meist kulutab palju aega iseendast teatud osade kustutamisele, et kellegi teise eest paremini hoolitseda. Aga selle käigus lõpetab ta enda eest hoolitsemise. Ütleme näiteks, et sulle meeldib vabal ajal jooksmas käia, aga selle asemel otsustad sa veeta aega koos oma kaaslasega. Näitamaks, kui väga sa temast hoolid. Ma armastan sind nii väga, et olen valmis loobuma sellest minu jaoks hinnalisest asjast sinuga koos olemise nimel. See on näide ühest moodusest, kuidas sul on võimalik lähisuhte loomise nimel iseendast eralduda. Me tahame lahti saada ebavajalikest iseloomujoontest, sest usume, et nõnda ei kaota me oma kaaslast, aga tegelikult kaotame selle käigus oma kaaslase paratamatult. Kui sa loobud iseenda mis tahest osast, siis loovutad ühtlasi ka selle, mis su kaaslasele sinu juures ligitõmbavana tundus. Ning üsna varsti ei taha see inimene enam sinuga kokku jääda. Nüüd on üks väike vahepeatükk. Lahutuseta suhe. Terviklik suhe on selline, kus sa ei pea lahti ütlema oma olemuse ühestki osast. Suhted hõlmavad kõiki eluvaldkondi, seega kehtivad terviklike suhete loomiseks mõeldud vahendid kõigi eluvaldkondade, mitte ainult partneri, perekonna ja sõprade puhul. Milline on sinu suhe rahaga? Milline on sinu suhe tööga? Kas sa teadsid, et sul on ka suhe kõigi oma asjadega? Milline on sinu suhe aia, auto ja majaga? Kuidas on lood suhtega sinu ja su keha vahel?
Tein on selline inimene, kes oli enda arvates suhetes edukas. Ta jättis endast mulje kui mehest, kellega iga naine tahaks kahtlemata suhtesse astuda, sest Tein oli valmis kas või kätest ja jalgadest ilma jääma, et naisele suhtes heameelt teha. Tema jaoks tähendas suhe midagi sellist, näiteks peatub Teini maja ees väike Mini Cooper ja külla sõitnud naissoost sõber. Annab siis signaali ja ütleb, kuule, kas sa tahad sõitma tulla? Ja Tein vastanuks seepeale. Ma tulen suurima hea meelega sinuga kaasa. Kahtlemata saab meil kõvasti nalja ja võib-olla saan ma kõige lõpuks isegi seksi. Las ma ronin koos sinuga autosse. Seejärel hakkaks ta autosse istuma, aga ei suuda jalgu korralikult sisse saada. Ja mõistaks, et tema jalad on Mini Cooperi jaoks liiga pikad. Ja siis ta mõtleks, no see ei lähe kohe mitte. Ma pean jalad otsast lõikama. Ta lõikaks jalad otsast ja roniks autosse. Aga kui ta püüaks ust kinni tõmmata, siis taipaks ta, et käed on liiga pikad. Seega lõikaks ta ka käed otsast, et saaks lõpuks autosse istuda ja sõitma minna. Sama teeb suhet alustades ka enamik meist. Me lõikame otsast käed ja jalad, et kellegagi lähedaseks saada, ent imestame siis kohe, miks me küll omavahel hästi läbi ei saa. Kas sinu kaaslane palus sul käed ja jalad otsast lõigata? Ei. Kas sa kaalusid hetkekski sellist mõtet? Kuule, ma tean, et sinu arvates on see Mini Cooper igavesti vinge auto, aga mulle see ei sobi. Kuidas oleks, kui sõidaksime hoopis limusiiniga? Mis siis, kui me mõlemad muutuksime millekski enamaks, selle asemel, et võtta vastu otsus, mille tulemusena me mõlemad peaksime end väiksemaks muutma? Selle mõtte ümber tervikliku suhte idee keerlebki, kus kõik inimesed ning asjad, kelle ja millega sa suhtes oled, võivad tänu suhtele muutuda paremaks. Kui mõtled neile osadele endast, millest oled loobunud, kutsume sind lähenema asjale teise nurga alt ja küsima, missuguse valiku ma tegelikult teen ja millise valiku ma võiksin teha. Asi pole sellest, nagu tahaksime sulle vastuse ette öelda. Me ei väida, et nende soovituste järgimine on lollikindel. Tahame lihtsalt sulle teada anda, et leiduda võib ka mõni teine võimalus, mida sa pole iial kaalunudki. Kõik, mida me tahame sinu heaks teha, on avada uks uute võimaluste juurde. Nii, ja tuleb juba teine peatükk, et loeme edasi. Vaatame, kui palju ma täna lugeda saan. Elamine vaid 10% ulatuses. Kui suurel protsendil endast lubad sa päriselt maailma avalduda? Rohkem või vähem kui 1%. Kui sa oled elus saavutanud mingisugusegi edu, kasutades selleks vähemalt kui 1% oma võimetest, siis kujuta ette, milliseks sa võiksid saada, kui laseksid avalduda rohkemal kui 1%. Kus on see ülejäänud osa sinust? Kas oled selle peitnud kuhugi? Kust sa seda ei leia? Kas oled kunagi öelnud, ma tunnen osaliselt nagu või osa minust arvab, et? Kas sa taipad, et oled enda jaotanud eraldi osadeks, mistõttu sind tervikuna ei saagi kunagi avalduda? Kui suure osa endast oled sa osadeks jaotanud? Kui mitmeks osaks oled jagunenud? Rohkemaks või vähemaks? Kui 10 000? Tõenäoliselt rohkemaks. Kui sa oleksid üks terve pirukas ja jaotaksid end 10 000 osaks, siis kui suur tükk sinust saaks? Mitte just eriti suur. Siin raamatus kirjeldatud abivahendeid kasutades võid sa hakata tagasi võtma oma suuremat osa endast. See ei juhtu küll ühe korraga, nii et ära seda looda. Mõtle nii, et kui sa saad tagasi
kas või ainult 5 osa endast, tähendab see ikkagi 500% rohkemat kui enne. Kas oled valmis tervenisti muutma oma elu, maailma, reaalsust ja kõiki oma tõekspidamisi? Seda raamatut lugedes oled sa juba poolel teel siiani. Sa tahad end tunda samamoodi nagu kõik teised, seega üritad vältida kasutamast kübetki rohkemat kui 10% sellest 1000, mis sul tegelikult saadaval on. Järelikult on 990% sinu tegelikust potentsiaalist ära lõigatud. Sa kasutad üksnes 10% oma võimekusest, just nimelt selleks, et mitte kogeda üüratud edu ega saada uskumatul hulgal raha, rõõmu, lusti, paremaid suhteid teistega, palju vähem traumat ja draamat ning kõvasti kergemat elu. Mis oleks, kui loobuksid oma õnnetust elust ning asendaksid selle eluga, mis on täis rõõmu, lusti, õnne, võimalusi, valikuid, küsimusi ja saavutusi. Kuid seda sa mõistagi ei taha. Tahad olla täpselt selline, nagu kõik teised. On ju nii? Tegelikult ütled sa sellega endale. Tahan olla sama õnnetu nagu kõik teised, sest siis olen kindel, et sobin täielikult nende hulka. Sellist mõtteviisi on vaja eluks reaalsuses, mis keerleb teiste sekka sobimise, kasu lõikamise, võitude lugemise ja kaotuste vältimise ümber. 10% lahendus elamiseks. Tõenäoliselt kasvatati sind uskumuses, et elu eesmärk on abielluda, saada 2, 3 või enam last ja elada õnnelikult elupäevade lõpuni, nagu kõik teised. See on 10% lahendus elamiseks. Enamikule naistele õpetatakse, et nad peaksid tahtma suhet ja lapsi, aga mis saab neist naistest, kes tahaksid pigem vallutada maailma, mitte luua kodukollet? Mis saab meestest, kes tahaksid pigem hubast kodu, mitte vallutada maailma? Meisse kõigisse on programmeeritud juba väikesest peale arusaam, et see 10% lahendus ongi kõik, mida me tegema peame. Kõik nähtud telesaated ja filmid ning kuuldud laulud ja jutud räägivad sageli abiellumisest ja õnnelikult elu lõpuni elamisest. Kui paljusid inimesi sina tead, kes omavahel abiellusid ja elasidki õnnelikult elu lõpuni? Võib-olla meie vanemate peal, see vanem generatsioon. Sellisesse maailmapilti sobitumiseks ei luba sa iial endal kasutada rohkem kui 10% oma võimekusest. Kohati võib sul ette tulla erakordne päev, kus sa lubad avalduda tervelt 12%, mis põhjustab tavaliselt tõelisi imesid. Kui tihti on olnud nii, et pärast 12% päeva ütled sa endal, ma laskun homme parem 8% peale, et asjad siis tasakaalu viia, ikka teiste sekka sobida. Kui palju energiat kulub selleks, et pidevalt anda ainult 10% oma võimekusest? Kui sa elaksid näiteks 12% ulatuses, siis võiks sind meie reaalsuses pidada silmapaistvaks inimeseks. 15% juures peetakse sind lausa erakordseks. Tuntud telenägu Oprah kasutab tõenäoliselt ligi 18% oma võimekusest ja üliedukas Briti ettevõtja Richard Branson umbes 20%. Mis siis, kui sa selle piiri ületaksid? Mis sinust siis saada võiks? Mida sa küll luua võiks? Tein ostis mõni aeg tagasi jalgratta, et hakata kell 6 hommikul maja lähedal asuval järsul tõusul üles-alla sõitma. Kõik teised ütlesid seepeale, kuidas ma seda tõusu vihkan. Kas me võiksime parem kõndida tasasel teel? Lauge maastik veel sobiks, aga selline tõus küll mitte. Tein aga vastas, hurraa, see on tõus. Ta käib tihti seal sõitmas ja ütleb naastes, see oli küll võimas.
Enamik kostaks seepeale, sa oled peast haige. Aga Tein on täiesti valmis olema peast haige, sest tema jaoks tähendab see tunne 990% elu. Kui sa oled valmis elama 990% ulatuses, oled sa ühtlasi valmis tegema kõike seda, mida teised pelgavad. Sinu jaoks on see hoopis põnev. Võid säilitada täieliku rahu keset kõikvõimalike hädade merd ja mitte võtta selle suhtes halba hoiakut. Võid jääda iseendaks keset seda tormi ja öelda: nii lahe, et ma olen praegu just mina. Ma ei pea muretsema kellegi teise hädade lahendamise pärast ja ma ei pea muretsema enda juures millegi muutmise pärast, vaid selleks, et kellelegi teisele meeldida. Kui otsustad kasutada ülejäänud 990% enda võimekusest, ei tähenda see, et muutud teistest paremaks. Sa lihtsalt teadvustad endale, kes sa tegelikult oled. Ütleme näiteks nii, et sulle kuuluvad nii BMW sõiduauto kui ka Vespa motoroller. Kas Vespa suudab kiiremini sõita kui BMW või on auto kiirem kui motoroller? No muidugi, BMW on iseenesest kiirem, aga auto ei tunne end seetõttu kuidagi süüdi. Ta lihtsalt on kiirem ja kõik. Probleem tekib siis, kui sa oled olemuselt BMW, aga püüad end muuta Vespaks. Enda kärpimine ei aita sul teisi võimendada. Teinil oli üks veider anne, oskus silmapilkselt oma kehaehitust täielikult muuta. Iga kord, kui ta näiteks jooksmast tagasi tuli, olid tal ilma mingisuguste jõutrenni tegemata paksemad käsivarred ja laiem rind. Kui ta aga veedab aega inimesega, kes suhtub oma kehasse ebakindlalt, suudab Tein järsku oma keha kahandada ja muutub kaaslasest 10 sentimeetrit lühemaks. Miks ta küll seda teeb? Sest see teine inimene tunneb end oma kehas pärast sandisti, aga Tein ei taha seda tunnet võimendada. Kui suur kasu on sellisest mõtlemisest, aga tegelikult? Oled sa kunagi proovinud niimoodi teha? Sellest pole iial kasu, aga sina ei jäta ikka jonni. Kas sa lükkasid nooremana koolist asju muudkui edasi ja ootasid viimase hetkeni, sest ei tahtnud ära kasutada varem alustamise ebaausat eelist? Sa küll teadsid alati, et võiksid hindeks saada A, kuid vaid pisut rohkem õpiksid, aga selle asemel jätsid kõik asjad iga kord viimase minutini. Kas uskusid, et veidi rohkem õppimine tähendab ebaausat eelist? Asi on selles, et tegelikult oledki sa eelisseisundis. Ära eelda, et oled mingil moel armetu. Kui sa end armetuks muudad, ei hakka keegi teine seetõttu rohkem armastama. Inimestest ei saa midagi enamat kui see, milleks ta ise on otsustanud saada. Ainus asi, mis täielikult toimib, on sinu otsus võtta end omaks ülejäänud 990% ulatuses ja selles mahus ka siis elada. Sel juhul on võimalik, et keegi vaatab sind ja ütleb, kui tema suudab selline olla, siis eks suudan seda mina ka. Ainus võimalus, kuidas muuta kellegi teise halba enesetunnet, on kehastada nende jaoks kutset saada millekski enamaks. Ja kuidas siis õigupoolest saavutada see 990% määr? Just seda näitavadki sulle käesolevas raamatus kirjeldatud abivahendid. Nii. 15 hakkasin, vaatan seda kellaaega, kas ma veel saan lugeda. Nüüd tuleb juba 3. peatükk. Aga see oli huvitav, see noorena koolis õppimine, see hindele A. Mäletan ma ajalugu. See oli nii igav minu jaoks. Ja ma ei viitsinud kunagi teda õppida. Ja siis, kui arvasin, et küsitakse, siis ainult õppisin. Nii et ma ei tea ajaloo aastaarvudest, millal mingi lahin oli, ma ei tea mitte midagi. See üldse mind ei huvitanud. Ja ausalt öelda, mulle pole terve elu jooksul seda vajagi üldse läinud.
Nii, nüüd tuleb 3. peatükk, kas piiritu olend valiks selle. Nii, vaatame, kui pikk see on. Aga siin on selline väikeste peatükkidega, esimene on natuke pikem. Nii, see tuleb, ikka läheb päris ja siis tuleb 4. peatükk. Nii, ma natuke loen ja vaatame, kaugele me siis jõuame. Et mul tuleb siis märge siia ekraanile, et kui aeg hakkab otsa saama. Kas piiritu olend valiks selle? Enne kui hakkame sulle näitama, kuidas toimivad Access Consciousnessi programmi abivahendid, pead endale esmalt midagi selgeks tegema. Kas sa tead, et oled tegelikult piiritu olend? Ole nõus seda endale teadvustama. Sa ei ole vaid keha, sinu keha ei ole kogu su olemus. Ja siin on üks harjutus. Esiteks, sulge silmad. Nüüd hakka oma teadlikkusega kompama, et leida enda välispiir, mitte oma keha, vaid iseenda piir. Kas suudad seda? Või oled sa kõikjal, kuhu vähegi vaatad? Jah, sa oled tõepoolest kõikjal, kuhu vaatad. Hästi, ava nüüd silmad. Kogu see ruum, millest sa olid teadlik oma teadvusega kompamise ajal, see piiritu ruum, mis on kõikjal, see oledki sina ja sa oled piiritu olend. Kas oled tõesti võimeline elama millegi nii väikese sees, nagu seda on sinu keha? Või mahub su keha hoopis sinu olemuse sisse? Sinu keha on su olemuse sees, mitte vastupidi. Piiritut olendit on võimatu defineerida, sest seda tehes poleks olend ju enam piiritu. Seepeale võib öelda, noh, kui ma olen tegelikult piiritu olend, siis peaksin ma ju elama rõõmuküllast ja õnnelikku elu, aga miskipärast tuleb mu elus ette üks häda teise otsa. Kui ma olen piiritu olend, miks ma siis üüri maksta ei jõua? Kui ma olen piiritu olend, siis miks olen ma enamiku ajast õnnetu? Käesolevat raamatut lugedes mõistad sa pikapeale vastust kõigile neile küsimustele. Ühtlasi avastad sa mitmeid mooduseid, mille abil kogeda seda rõõmu, õndsust ja ekstaasi, mis käib kaasas piirituks olendiks olemisega. Praegu võiksid sa teada vaid seda, et kui sa ei vali endale rõõmu, õndsust ja ekstaasi, siis on sul ka teine valik. Kas poleks mitte tore, kui igasugune trauma ja draama näiteks sulle, kas poleks mitte tore, kui igasugune trauma ja draama näiks sulle tühisena? Kujuta ette, kui keegi ütleb sulle, no nüüd aitab, hakkame vaidlema. Ja sinu vaatenurk oleks, miks ma küll peaksin kulutama selleks nii palju energiat? Miks kulutada energiat masendusse langemiseks? Kui võiksin hoopis oma päeva nautida, kas tead, et ka masendusse laskumine nõuab energiat? Masenduse saavutamiseks läheb vaja suurt energiahulka. Kas pole mitte veider? Masenduses olles on sul tunne, nagu sul poleks üldsegi energiat. Aga miks nii? Sest sa kasutad kogu oma energiat masenduses olemiseks. Kui sa oleksid tõeliselt see piiritu olend, kes sa päriselt oled, siis oleksid nii sina kui kõik asjad sinu elus intensiivsed ja laiaulatuslikud. Meenuta oma lapsepõlve. Kas iga päev tundus sulle liiga lühikesena ja sisaldas liiga palju tegevusi? Oled sa tähele pannud, et lastel paistab kogu aeg lõpus olevat? Kui sa teed valiku hakata piirituks olendiks, võid sa sarnaselt lastega kogu aeg lõbutseda. Meie reaalsuse kontekstis võib tõelise rõõmu, õndsuse ja ekstaasi saavutamine näida võimatu eesmärgina, aga mingi osa sinu maailmast ütleb sisimas sulle, et asi peaks olema teisiti. Kas pole nii?
Ikka on, sest muidu sa seda raamatut ju ei loeks. Abivahend. Kas piiritu olend valiks selle? See siin on kõige tähtsam abivahend. Esita endale küsimus. Kas piiritu olend teeks sellise valiku? Kui piiritu olend sellist valikut ei teeks, siis miks peaksid sina seda tegema? Selle küsimuse eesmärk on panna sind lähemalt vaatama seda, millisest olekust lähtuvalt sa elad. Ja sa oled küll piiritu olend, aga sa ei ela nagu piiritu olend. Pigem elad sa nagu piiratud olend ehk 10% selle ulatuses. Sa ei pea elama pidevalt ennast hävitavas seisundis. On ka teine valik. Pead olema valmis igal hetkel pöörama tähelepanu oma sõnadele ja tegudele. Iga kord, kui sa ütled, ma usun, et ma ei saa või see on minu jaoks liiga raske, siis küsi endalt, kas piiritu olend teeks sellise valiku? Kui piiritu olend sellist valikut ei teeks, siis tahaksid sa ehk ise samuti teise valiku teha. Ainus põhjus, miks valida midagi sellist, mida piiritu olend ei valiks, on end piirata ja oma ellu õnnetusi tuua. Ega sa vist ei teadnud, et sulle meeldib õnnetusi luua. Sina ise oled sõna otseses mõttes see, kes oma ellu õnnetusi toob. Sa muudkui eeldad. Ma ju ei looks endale seda, kui mul oleks teine valikuvõimalus. Kas on ka see päriselt tõsi? Nii, nüüd mul hakkab see arvuti aku tühjaks saama, pean panema ruttu juhe taha. Muidu katteb meie ühendust. Nii, kõik korras. Ja saame edasi lugeda. Tegelikult on nii, et sina ise lood kõik selle, mis su ellu ilmub. See on väga hea uudis, sest kui sa oled midagi loonud, siis võid sellega olematuks teha ja seda muuta. Kui esitad küsimuse, kas piiritu olend teeks sellise valiku, siis kutsud sa end pilku heitma oma elus valitsevale olukorrale ning aitad endal teadvustada, kelleks sa võid saada või mida teha, et seda olukorda muuta. Kui sa võtad omaks oma loomingu ning tunnistad ja tunnustad seda ilma mingi hinnanguta, siis tood sa ühtlasi tagasi kõik need osad, mille oled endast eraldanud ning tunnistad oma piiritut taju, teadmisi, olemust ja vastuvõtmisvõimet. Taju, teadmised, olemus ja vastuvõtmisvõime. Teadmine, tajumine, olemine ja vastuvõtmisvõime iseloomustavad sind kui piiritut olendit. Mõtted, emotsioonid ning seks või seksipuudus on eelmainitud omaduste madalam harmooniline tase. Need hoiavad sind lõksus kontekstuaalses universumis ja vaid 10% võimete piirides. Täielik teadvus on meie loomupärane olek. Kui me hävitame kõik, mis ei luba sellel teoks saada, ilmub see meie ellu avardunud teadlikkusena. Sina kui lõputu olend ilmutad end alati üha rohkem selle piiritu olendina, kes sa oled. Just selleks tulebki kasutada siin raamatus kirjeldatud vahendeid ja kustutuslauseid. Mõtted ja teadmine. Oled sa kunagi üritanud mõtlemisega mingist probleemist jagu saada? Kas see on ka kunagi toiminud või oled sa seda tehes end lihtsalt sõlme keeranud? Sa keerad end sõlme, sest mõtlemine nõuab pingutust ja enda piiramist. Kui sa vastust teaksid, ei peaks sa asju läbi mõtlema. Peaksid vaid kasutama seda piiritud teadmiste varasalve, mis on meie kõigi jaoks saadaval. On sul ette tulnud hetki, mil sa lihtsalt midagi paugu pealt teadsid? Kumb on kiirem, kas mõtlemine või teadmine? Mõtlemisega teed sa endale karuteene. Sinu mõistus suudab määratleda vaid piiranguid ning öelda sulle, mida sa juba tead ja mis sul juba olemas on.
mõistus ei ava sinu jaoks uksi võimaluste maailma. See vaid määratleb, mida sa ei või teha, saad teha, luua, tekitada või kelleks saada. See ei näita sulle iial, mis on võimalik elus teha. Sinu mõistus on üks kohutav asi. Parem on seda mitte kuulata. Väga huvitav. Nii, aga mulle tundub, et aeg on juba sealmaal, et ma enam ei saa lugeda. Tundmine ja tajumine, et ma pean selle koha peal katki jätma. Ja edasi loen edasi homme hommikul, sest neljapäeviti on mul terviseseminar ja siis ma pean seal terviseseminaril olema. Et ma loen hommikul ette ja siis õhtul ma ei saa lugeda. Aga ilusat õhtut teile ja järgmise korrani!